Olen sunnitud täna teie ette ilmuma sellises riietuses, nagu ma olen, sest paraku kõik suvesoojus, mida Eestis oli rikkalikult, on nüüd ümber kolinud siis Hispaaniasse ja kui meil ennem oli soe, siis nüüd on väga soe. Et isegi õhtusel ajal ja päev otsa on enam-vähem varjus olnud, on ikka oma 33 kraadi. Sõbrad, olen sunnitud tegema sellise tänuavalduse, vormis täna pöördumise ja tänuavaldus kuulub tänases mõttekontseptsioonis EKRE formaadi all ja uute uudiste nime kandvas veebisaidis sellise saate suunas nagu meediakriitika, mida peavad siis nüüd viimased umbes pool aastat sellised säravad isiksused nagu Ivan Makarov ja Andrik Kiige. Millest kantuna ma soovin neid tänada? Ma soovin tänada neid sellest, et juba 2 oma saates on nad minu tagasihoidlikule persoonile pühendanud päris arvestatava eetriaja ja analüüsinud minu tagasihoidliku persooni ümber toimuvat, minu väljaütlemisi, minu avaldusi, millele Eesti peavoolumeedia a priori on pannud peale veto täielikult. Sellepärast, et Google teadupärast on niisugune tark instrument, kui sa sinna sisse toksid, mida iganes sa näed. Ja kui ma toksin sinna oma häbematase nime, Neeme Loll, siis mis sealt vastu vaatab? Sealt vaatavad vastu suhteliselt vanad ülekanded, mis on siis Google'isse nagu salvestunud ja need sealt kunagi ei lahku. Ja esikohal on seal videomaterjalidest, keegi on teinud sellest nii-öelda refreshi, selle uuendanud ja see on hästi huvitava pealkirja saanud. See on 2015. aastal toimunud ekstess, niisugune happeningi laadne ekstess, kus kohas me tõesti grupis seltsimeestega paneme põlema sellise raamatu nagu Priidik otsib oma vanemaid või midagi sinna kanti. Siil Priidik otsib oma vanemaid ehk oma identiteeti. See on lasteaiaealistele suunatud salakaval homoseksuaalsust nii-öelda propageeriv ja kaasa arvatud ka soomuutust propageeriv siukene soperdis, mis on tõlkekirjandusena siis, ja neid versioone on palju erinevaid, 2015. aastal trükiti Eestis loomulikult riigi rahastusel erakirjastuse kaudu, aga sinna pandi päris arvestatav klots alla. Ja tundlike inimestena me tajusime seda, millise saatanaliku teosega on tegemist ja keegi tegi mulle ettepaneku, tead, et sa oled niisugune ekstremist, nagu sa oled, et teeme niisuguse happeningi, pistame selle raamatu põlema. Ja me tegimegi selle ära. See oli grupp seltsimehi, kes olid täiesti apoliitilised, võib öelda niisugused tõsised protestandid ja mitmed endised ka punkarid ja ütleme niisugune rahvas. Ja tegime selle kuskil Pelgulinna hoovis, kellegi erahoovis tegime selle happeningi ära. Aga Google'isse on refreshina see minu videode alla laekunud kõige esimesele kohale, nagu sa selle mu nime sisse lööd, siis vaatab sealt vastu videode alt esimesel kohal EKRE ja Neeme Loll põletavad raamatuid. Nii, et peavoolumeedia on väga nutikas ja kujundatakse, see on niisugune mainekujundus, peenpoliitika. EKRE-t sellel ajal
ei olnud praktiliselt nagu olemaski. EKRE ei olnud veel valimiskünniseid ületanud, muidugi ta eksisteeris loomulikult ja oli tore jõuline rahvuslik erakond, aga EKRE-ga ei olnud see mitte pistmist, terve see seltskond, neist ei ole EKRE-s mitte keegi. Loomulikult enamik tunnustab EKRE-t ja kaasa arvatud nagu minagi, et kõigi sittade variantide vahel on EKRE lihtsalt kõige vähem sitre. Nii lihtne see ongi ja see on tõde seal juures. Kordan uuesti, kõigi sittade valikute vahel on EKRE kõige vähem sitt, ta haiseb kõige vähem, aga haiseb küll. Nii, aga sellest ei olnud jutt hakkas sellest peale, et mul oli põhjust tänada siis EKRE lipu all uute uudiste formaadis saade Meediakriitika ja selle läbiviija on Andrik Kiige ja Ivan Makarov. Põhjust neid tänada. Millest ma tänan? Tänan selle eest, et nad kajastasid ehk analüüsisid siis nüüd omas võtmes muidugi, omas võtmes. Minu eriti seda minu ülesastumist selles skandaalses Solovjov live show's Moskvas, mis on ülisuure vaateskonnaga saade ja selle analüüs siis. Selle põhjal tasub muidugi, nüüd ma olen see nii põnevaks teinud, vaadata siis nüüd see saade üle, see Meediakriitika. Need on siis ilmunud vastalt üleile ja no 29. YouTube'is on need väga kergesti leitavad. Meediakriitika. Täiesti alternatiivne. See on täiesti valitsusvastane, ülivalitsuskriitiline saateformaat, kus Ivan Makarov tõesti oma tuntud headusest, ta on igavene lahe tüüp ja kahtlematult väga erudeeritud. No esimeses järjekorras muidugi teadagi, see on kultuuri ja muusika professionaalne ajakirjanik, kes ta on aastakümneid olnud, kes väärtustab selliseid žanre nagu kultuur. Ta on eelkõige kultuuriajakirjanik olnud ja tubli mees. Nüüd EKRE-sse astununa juhtus temaga see, mis temaga siis nüüd on juhtunud. Midagi hullu ei ole juhtunud. Ivan, ma tean, et sa oled uuriv inimene, sul on elav vaim ja sa kuulad praegu mu teksti ja pane tähele. Ivan, mulle tehti pakkumised, väga konstruktiivsed pakkumised astuda Keskerakonda. Ma pakun aastast 2006, 2007 ja neid tehti jätkuvalt. Need on siis erakonna niisugused, nagu kõigis erakondades figureerivad, avalikkuses võib-olla mitte niivõrd tuntud näod ja nimed, aga erakonna sees väga arvestatud. See on nii-öelda, see on telgitagune, see on see kindralstaap. Keskerakond on väga suur ja võimas erakond olnud kuni Savisaare hävitamiseni ehk isa tapmiseni, aga sellest ei ole mõtet puudutada, see on ka juba eilne päev. Ta oli kahtlematult väga suur ja tugev erakond ja seal olid vägagi kõnekad isikud. Nüüd mulle tuleb meelde, mul hakati tegema neid pakkumisi pärast Ain Seppiku lahkumist, sest Ain Seppik, kes on erakordselt rõve inimene, ma veel kordan, tegemist on erakordselt rõveda inimesega, et ma ei pühendagi talle rohkem muud kui määratlusse rõve inimene. Pärast tema nii-öelda lahkumist ehk peaaegu välja viskamist Keskerakonnast, kui seal oli järjekordne riigipööre, aasta oli vist siis 2011. Pärast seda isegi mul paar korda käis peast nagu läbi mõtte, aga kui astukski, sest pakkumisi tehti mulle nii-öelda Edgari ringkonna keskelt. Edgari ehk Keskerakonna siseringi poolt. Minu vastus oli alati ei ja veel kord ei ja muigasin ja ei andnud seletust. Niika kuni see hilisemate sündmuste raames muutus juba nii koormavaks, et ma pöördusin ühel hetkel Edgari poole. Edgar, ma ei soovi erakonda astuda, sa tead, et ma olen sinu mees. Ma olen sinu poiss ja ma loen sind Eesti kõige võimsamaks poliitikuks, aga ma ei soovi erakonda astuda. Edgar ta ei ole
eriti jutukas mees, nagu me kõik teame. Ta võttis teadmiseks, ütles, sain aru. Pärast seda see lõppes ja ma kuulsin ringiga. Edgar oli öelnud, jätke selle kunstniku vaenamine järgi. Meil on temast oluliselt rohkem erakonnas kasu, kui ta ei ole erakonna liige. Siis lõppes see. Niimoodi ma pääsesin sellest võrgutamisest astuda ühte poliitilisse erakonda. Ükskõik milline erakond, ükskõik milline on inimlike ego ja kõigi muude madalate tundmuste taimelava, kus kohas need hakkavad õieti õitsema. Kõik erakonnad oma olemuselt mädanevad sellel hetkel, kui nad pääsevad võimule, aga mädanemine hakkab ennem juba peale. Nagu nad võimule pääsevad, siis läheb asi kolossaalselt käest ära. Nii et Ivan Makarov, selle pika jutu peale, ma ütlen sulle, ole tänulik, et sa täna oled EKRE-s. Sellepärast, et kui nad taas peaksid pääsema võimuparketile, siis sa alles hakkad seda inimlikku paska nägema. Sellepärast erakonna astumine on minu jaoks välistatud. Mul ei ole seda vaja. Minu erakonnaks on minu kaasa, number 1, kes on kindel erakonnakaaslane, ja erakonna juhiks on elav Jumal, nii nagu mina teda mõistan. Ja erakonna niisugust poliitilist suunda juhib Jeesus Kristus isiklikult. Nii lihtne see ongi. Ja Jumal rahastab ka muide seda erakonda. Ei ole vaja käia kerjamas kuskil kohas, ei ole vaja manipuleerida, ei ole vaja varastada, millega hakkavad kõik erakonnad kohe kiiresti tegelema, nagu nad pääsevad kas või koalitsioonis ositigi võimu juurde. Aga nii ma ikkagi läksin oma peateemast kõrvale ja tulen siia tagasi ja see on see, kus kohas mind kujustatakse. Opositsioonierakond praeguses erakordselt teravas olukorras, kus kohas tegelikult nägijad inimesed saavad aru, et Eesti Vabariigi viimased kuud võib-olla kestavad sellises olukorras. Opositsioonierakond on ennast väga selgelt määratlenud. Opositsioon tähendab seda, et valitsus kõikvõimalike jutupunktidega ollakse opositsioonis. Kõikvõimalikega. Aga avalik saladus on see, et EKRE oma kõigi jutupunktidega, kõik mis on marginaalsed, need on marginaalsed. Aga selle kõige peamisega, kas Eesti rahvale on kasulik vaadatuna tulevikku, kas Eesti rahvale ja riigile on julgeoleku seisukohast kasulik tegeleda sellise poliitikaga, ulguda kaasa selle ülemaailmse satanistide ühendkooriga, mis on tõmmanud praegu ringi ümber Vene Föderatsiooni ja müüvad oma riikide alamatele vähese analüüsi ja mõtlemisvõimelistele inimmassidele maha sellist ideoloogiat ja visiooni, et nad kohe võidavad Venemaa. Kohe võidavad Venemaa. EKRE, kes peaks olema ju esindama paremat tiiba, mis on opositsioonis ka üle Euroopa, üle maailmselt tegelikult, laulab kaasa valitsuse peamisele jutupunktile, mis ülistab sõda, mis proaktiveerib tõelist verist konflikti Eesti Vabariigi territooriumil. Nad annavad selleks kõik, et seda proakteerida, sest neile kirjutatakse seda ette nendest ringkondadest, millest me võime ainult aimata. Valgest majast, Pentagonist, Brüsseli mingitest erikomisjonide tulemine, mida iganes, mis vahet seal on. Meie kollaborantne valitsus kõiki neid jutupunkte preesi täpsusega täidab. Nii nagu Eesti NSV valitsus täitis preesi täpsusega Moskva käskusi, täidab täna meie valitsus ja valitsusringkonnad ja allapoole kõik ministeeriumid täidavad kõiki neid jutupunkte punktuaalse täpsusega. Ja EKRE punktuaalselt laulab sellele kõige ohtlikumale jutupunktile. See on sõja õhutamine, see on vaenu külvamine meie riigi
kahe keelse elanikkonna vahele. Nad annavad oma tugeva panuse sellele. Ja nüüd mina, kes ma olen täielik opositsioon ja täielik dissident, äraspidiselt Tiit Madissoni õigusjärglane vaimses plaanis. Ma ütlesin selle nüüd välja siin koos ja nii see on. Ma tundsin Tiitu piisavalt palju, rahuda hingele, ta on Jumala juures, sellepärast et tema õiglustunne leidis lõpuks viimase peatuspaiga. Ta on Jumala juures, ta vaim. Olen samasugune tüüp, kes ei lähe kergelt kompromissile, kes ei lähe üldse kompromissile selliste jõududega, mis on hämarad. Kui sa vaatad seda saadet, millist mürki pritsitakse minu suunas? Mille eest? Selle eest, et ma edastan sõnumi. Kas oleks võimalik nüüd, tundub päris fataalsete sündmuste raames, oleks võimalik sõlmida rahu kahe kogukonna vahel, eesti ja venekeelse kogukondade vahel. Need, kes on siin alati elanud, need inimesed, kelle jaoks on Eesti täpselt samamoodi kodumaa. Koos kõigi tunnete spektriga, kõigi emotsioonidega ja mis peamine, kõigi õiguslike aluste järgi. Nii kodanikele, kui sellele õnnetule hallipassi seltskonnale, kui ka Venemaa kodanikele, kellele mingitel asjaoludel ei ole Eesti kodakondsust antud. Kõigist sellest 3 kategooriast on enamik Eesti Vabariigis sündinud inimesed. Enamik neist, ma juhin tähelepanu, enamik neist on püüelnud selleni, mida kuhu poole iga terve inimene püüdleb. See on leida rahu, austada oma riiki sellisel kujul, nagu ta on. Ehk olla riigiga rahus. Vaatamata sellele, et omatakse eritingimusi, mis hakkab peale keelest, kultuuritunnetusest ja paljudest muudest aspektidest. Kui nüüd vastu neid sündmusi, mis proaktiveeritakse meie valitsustasandi poolt direktiivide kaudu, mida antakse kuskilt sealt, saatanalikest peakorteritest, astun mina jõulised ja konkreetsed sammud, kus kohas ma avaldan tunnustust võrdväärsuse positsiooni kõigi õiguslike aluste põhjal Vene elanikkonnale Eesti Vabariigis. Ja milline on reaktsioon EKRE nii-öelda propagandistide poolt? See oli jahmatav. Maha arvatud Ivan Makarov, kes on niivõrd kahvlisse aetud. Ivan, sa oled korralikult kahvlisse aetud. Ma tean, et sa oled hea mees. Ma vaatan su silmade taha ja ma näen, mis seal tegelikult toimub. Sind on ära hirmutatud ja loomulikult on sind ka võrgutatud. Ja loomulikult oled sa ka piisavalt pehme iseloomuga ja piisavalt hirmunud, et sa oled lasknud ennast sinna võrku meelitada. Sa oled lasknud sinna võrku meelitada, sest keegi ei ole sind sundinud. Need tekstid, mida te omavahel vahetasite ja kuidas te karakteerisite minu tegevust, jäägu teie südametunnistuse peale. Teie publik, kes, mul on raske öelda, kellest see koosneb, seal on inimesi seinast seina. Kindlasti see kategooria inimesi, kes on need nii-öelda EKRE natsid. Sikk hail, EKRE. Neile on see ainult paras koht uilata kaasa ja umbes karjutada, tapke see lall ära. Aga see ei ole kogu auditoorium. Seda jälgivad inimesed, kellest teil pole õrna aimugi. Nii et, poisid, olete päris korralikult endale jalga tulistanud. Pramutid,
kes jälgivad teie formaati, sellest aru ei saa. Mõtlevad inimesed saavad väga hästi aru. Ja siit joonistub välja see peamine reljeef, et EKRE on ühes paadis tegelikult meie valitsusega neis küsimustes, mis on tõesti olulised, mis puudutavad Eesti julgeolekut ja Eesti saatust tervikuna. Sest kui üks riik, üks enamik elanikkonnast ühemõtteliselt kisendab ühte seda sama juttu, siis neile saab see ka osaks. Kui selle rahva keskel igal pool peab olema opositsioon, ükskõik millises ühiskonnas või riigis. Kui sellel opositsioonil oleks nii palju jumalikku tarkust, et nad saaksid aru, et meil on võimalik käituda ka teistmoodi. Mõelge, poisid, natukene Ungari poliitika peale. Mõelge natukene. See ei ole muidugi mingisugune lõplik näide, sest ka seal on käed seotud. Aga opositsioonil on alati võimalik sellises keerulises olukorras keskeneda endasse ja alustada rahupoliitikaga, rahu taotlemise poliitikaga, mitte sõja õhutamisega. Ja sõda saab Eesti Vabariigis väga edukalt õhutada, sest see on selle sama vana stsenaariumi järgi, mis töötas Tšetšeenias, töötas Gruusia-Osseetia liinil, Mägi-Karabahhias, nüüd Ukrainas ja Baltikum on järgmine, see sama stsenaarium. Ja ma ei hakka rääkima Läti ja Leedu opositsiooni suundade ja nende poliitikate nimel, olgugi, et ma olen kursis, selleks liiga pikaks. Eesti opositsioon on tegelikult kollaborantne valitsuskoalitsiooni käpik, sest Eesti julgeoleku nimel ei liiguta mitte lillegi, te ei tee mitte muhvigi. Teist ei ole mitte mingit kasu. Ja tuleb aeg, ma loodan, et see aeg ei tule, aga minu mõistus on jagunenud pooleks. Ja mõistuse teine pool ütleb, kui see aeg tuleb, siis teid kirjutatakse sisse sellesse ajalukku, kui valitsus ringkondadega salamisi koos tööd teinud erakonnana. Väga infotihe oli see mu pöördumine. Kes süvenes sellesse, sai aru. Kui ei saanud aru, kuula uuesti. Head õhtut.